hei, jälle meie siin. Ja me oleme jälle tegusid tegemas. Me läheme testima. Ja läheme testima. Koroona testima. Läheme teeme koroona testi ära ja saame vastuse kätte homme. Ja siis homme võtame veel suunad Tallinna poole. Ja neljapäeval 6:45 astume lennuki peale ja lähme Hispaaniasse. Kui nüüd kõik hästi läheb ikka. Ja, kui me oleme negatiivsed. Valmis? Jah. Väga hästi. Üks pool töötab. Olete valmis, siis võtan teisel pool ka. Hea korra. Alustasime sõitu jah, Tallinna poole, testid olid negatiivsed. Loodame, et jääme ka seal negatiivseks. Praegu näitab, et Hispaanias väga suur nakatamine ei ole. Nakkumine ei ole väga suur. Nakatamiskordaja on mõnu väikseks on läinud, et loodame, et ta jääb ka sinna madala piirile, et kui me Eestisse tagasi tuleme, et siis me ei pea isolatsiooni ka jääma. Just hetkel praegu ei pea jääma, sest praegu on jäänud madalaks. Täna tegime viimase trenni ka ära hommikul. Kristo ärkas juba enne 6, ajas minuga üles ja ütles, et testi tulemused tulid. Ja siis ma enam magama ei jäänudki, aga trenni läksin ikkagi tund aega hiljem. Aga kell 4 me käisime testimas. Siis ta ütles, et umbes 24 tunni pärast siis umbes kell 4. Aga öösel kell 2 peale 2 tuli sõnum, et kuule, teie testi vastused on teada. Siis tõesti inimesed töötavad praegu koroona ajal meil seal Synlabis öösiti kell 2. Päris ränk. Aga tore, närv on sees ja hommikul siis loodetavasti oleme ilusti lennukis. Aga davai praeguseks. Tšau! Broken bottles on the bedroom floor. Sleepless nights, no more. You pull me in so you can shut me out again and again and again. Is it too late for love? Too late for apologies? Too late to find a way home? Kõik olen praegu ära teinud. Kõik on ära teinud. Praegu. Ei ole. This is too much. Why are we drifting? Oota, mingi koroona on või? Ei ole ju mitte mingi. Kõik inimesed reisivad, lendavad. Kõik on jumala kips-kops. Megarahvas on see. Nii veider. Kõik, kes lendanud on, räägivad, et tühjad lennavad. Ma küll ei näinud, et praegu tühi lend oleks täiesti Meie lennuk oli nagu täiesti täis. Jou. Te oleme jõudnud siis Frankfurti. Frankfurdis läheb lend, mis see on? Tunni aja pärast, 50 minuti pärast. Et varsti peaks hakkama juba pardale saama, et just tulime maha ja nüüd lähme uuesti peale. Vaatame, mis saama hakkab. No, oleme jõudnud nüüd siis Valenciasse lõpp-punkti. Loodame, et rattad ka jõudsid. Eks kohe saab teada. Ootame siin. Just lasti läbi meid. Ja Anette Zucker on kohal. Ja Kristo Prangel on ka kohal. Anette, mis ilma sa tellisid?
ja Citroen Berlingo käes, rattad sees ilusti, kõik vinks-vonks, paneme kipsu sisse ja läheme siis koju. Paneme rattad kokku, homme hommikul saab sõitma minna, õues praegu on... Läks ilusaks juba. Läks ilusaks juba, jah. Enne sadas paduvihma. Aga juba selgineb. Ja... Kuidas siis emotsioonid on? No emotsioonid vaadates välja, nähes, kuidas me autoga sõitsime siia, siis iga trenni lõpp saab olema ikka väga-väga meeldiv. Ikka vahepeal ikka mõnus ronimine. Tõus oli ikka nagu selline. Mul läksid kõrvad lukku, kui me siit üles sõitsime. See saab olema lõbus. Aga ma lasen siis mehaanikul tööd teha. Rattad korda seada. Ma ise teen söögi. No näete, kerge surffilm või? Noh, minek. Minek jah, võta riidest lahti ja pane ka lipsa selga ja mine võta laud kaasa. Ütleme nii, et koju on ikka päris hull. Keskmine protsent kipub sinna 2 kilomeetrit 8%. Aga kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks. Ütlesin ka seda metele. Nii, emotsioonid peale esimest päeva. Vaata, mul on... Raske jah? Jah. Et viimased 10 kilomeetrit niuke keskmine protsent 10 pluss 11. Lõpp niuke 18% ja 17%. Aga seda ma ei vaadanud, kui pikalt seda oli. Aga selles mõttes, et kui me siin 3 nädalat ära treenime, siis see tõus on kõik imeki juba. Ma loodan. Et oleme umbes mingi 300 meetri peal, et meri paistab seal. Ja see siin all on meie kodu. Tere hommikust! Täna on pühapäev ja eilset päeva me üldse ei filminud. Teil oli nii kole päev. Väga kole ilm oli, hull tuul ja vihma sadas. Aga eile hommikul me tegime jooksutrenni ja õhtul oli ratas ja üke. Aga täna on meil lõpuks päike ja esimeseks trenniks on siis staadionitrenn. Loodame, et saame kuskile staadionile sisse ja saab oma lõigud ära joosta. Täpselt. Kui me staadionil saa, siis meil on juba vaadatud. Teine ring on välja vaadatud, et kust saab. Või noh, kust saab natuke tasasemad ringi joosta. Et vaadata seda ümbrust siin, siis väga tasast ei leia kuskil siin. No igal pool on lihtsalt tõusud otsa. Ja... Aga oodame, et saame staadionile. Throw me your lifeline, I'm missing your touch. I can't live without your love. Whoa, dum, 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 da 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 dum, dum. Noh, mis juhtus? Midagi juhtunud. Staadion oli kinni või? Meil oli infot, et siin on mingi mahajäetud staadion, aga kahjuks oli nüüd siin aastatega korda tehtud. Mega ilus staadion, aga aed oli ümbert kinni ja seega ilmselt saab ainult eriloaga sinna sisse. Aga meil on siin ilus rannapromenaad ja saab siin ka lõigutrenni tehtud. On ju?
täpselt nii. Hei! Hai! Tehtud! Pole hullu midagi. Väga mõnus oli. Päike paistis ja soe. Sa leidsid õige tee üles. Ja. Ma olen mures su pärast. Umbes sinu kaardi lugemist. Orienteerumist siis. Ei ole just kõige pädevam. Aga mul alguses näitas kohe Karin meenitas +6 vormingut. Ma olin kohe. Täna tuleb. Täna tuleb ja tuligi. Täitsa hea oli. Aga ma ei saanudki aru, et sinna poole minnes siit promenaadi on tagant tuul ja siis keerasin ümber, mõtlesin kuidagi väga raskena. Ja siis oligi. Vastu tuul oli. Vastu tuul. No jah, niimoodi lihtsalt praegu blokeeriti tee ära. Peger jonks. Okay. Vaata pisikesed ka, vaata seal. Teine lükkas praegu lihtsalt. Vaata seal. Täiesti eksinud. Mingi hakkas sööma. Broken bottles on the bedroom floor, waiting for you to come and knock on my door. Is it too late for love, too late for apologies, too late to find a way home? Whoa, throw me a lifeline, this is too much. Why are we drifting apart? Throw me a lifeline, I'm missing your touch. I can't live without your love. Asisid ära, jah? Et puhkad, jah? Naudid vaadet, jah? Väga ilus vaade on küll siin jooksuradadel. Kodu on seal mäenuki peal. Võiks vesi voolata. Aga ma arvan, vesi voolas siit kunagi. Aga enam ei voola. No näigi siis. Täna on puhkepäev. Tulime sulistama. Sest et Kava keskendub praegu laagris rohkem rattale ja jooksule. Ja ujumist saame teha puhkepäevadel. Noh, Anette, räägi, kuhu me jõudnud oleme siis? Starbucksi. Käisime Decathlonis ennem ja nüüd siis naudime puhkepäeva siis edasi. Kas viid keele alla või?
poisid, kus lähme? Kaamera väljas. Nüüd on aeg rääkida. Lähme. Äkki lähme. Naudime ilma. Ma ei saa praegu rääkida. Kõige raske on, jah? Raske. Päev, naudime äkki sõitu. Ilus ilm on kõik. Ma olen juba 300 meetri peal. Auto. Kokku on 15 kilomeetrit tõusnud. Oleme juba oma 3 kilomeetrit sõitnud. Neljane pointer ees lahti läbi. Tehtud. 1300 tõusumeetrit. Kaunis. Kajakad tervitavad. Ja Karmin näitab praegu 25 kraadi. Jah. 85 kiltsa sõidetud ja Mul hakkab lubama nüüd. 23 tundi rekaarid. 23 või? Vaatame, mis ta mul näitab. Oih! 4 päeva recoverit. Oih! Oih! Ta tegelikult oli mõnus. Või mis? No jätame selle viimase tõusu välja. No see kodutõus on kõige rõvedam maasikas üldse. Aga muidu oli väga äge rada ja ilus oli ja fun oli ja natuke saime teistega koos ka sõita. Vidrik ja Andre olid meiega. Õhtul on meil jooks ja Tegelikult on läbi nagu Läti rahana. Jah, 4 päeva recoverit, aga teeme selle siis 4-5 tunniga. Kohe ootab meid ees pasta bolognese, aga see tuleb põhjalt valmis ka teha. Aga makaroniga ei lähe väga kaua. Ega see kastmega ka kaua ei lähe. Jäätis ootab ka. See on preemia. Jäätis. Mis päev täna üldse on? Kes seda teab? Täna on tegelikult 3. päev juba. Muidu tegelikult oli ujumise päev, aga kunagi aga enam ei ole. Jah. Nüüd on ainult rattapäevad kogu aeg. Päevad, jah. Oba! Mees sööb, mees jõuab. Täna on meil siis päev otsa ilma vaateta päev. Mega udu hommikul oli hullult ilus vaade, seda ma filmisin ka. Aga no ma ei tea, no. Kust seda tuleb nii palju? Hästi jõkker. Lahe. Siis kui päike hommikul paistis, siis oli ikka mega ilus. Praegu lihtsalt ei näe midagi. Vaadet pole. Lihtsalt kõik on ühtlaselt hall. Aga mega soe on. Vähemalt seegi jah. Aga selleks nädalaks me siis lõpetame. Ja uus vlog tuleb juba uuel nädalal. Ehk siis me oleme siin kokku 3 nädalat ja iga nädala kohta teeme siis ühe video. Vähemalt üritame. Aga selline oli meie esimene nädal. Loodan, et teile meeldis. Tšau!